Et tere kõigile, minu poolt ka, Ants Puusta minu nimi. Täna minu roll on siis, kuna on Taani päev, rääkida natukene Danish Agrost ja DLA grupist. Ja kuna me kõik ikkagi Eestis oleme, siis ma pookisin selle Baltic Agro ka lõpupoole siia sisse ja mõned küsimused mulle esitati ennem Piiteri poolt, et mis eelisid ja plussid on, aga vaatame kõigest järgi mööda. Et kõigepealt siis natukene Danish Agrost ja DLA grupist. Et põhimõtteliselt jah, et kõige suurem omanik meil on selline ettevõte nagu Danish Agro. Ja siin on tema arengud siis aastast 2011 kuni 2015, et selle Danish Agro grupi käive siis 2011. aastal oli 2,1 miljardit ja 2014 on 3,2, 2015 plaan on 4,2, et see ei tule kindlasti sellisest normaalsest kasvust, aga seal on ka ühed ostud sees, millest natuke ennem. Et üldiselt see Danish Agro siis omab kuskil 70 kuni 80% DLA Agro tegevustest ja turuosa Taanis on tal 34%. Et kus me oleme, siis mida me teeme, et tegelikult tegutseme juba 15 riigis. Et algselt puhtalt Taani baasilt tulnud ettevõte on hakanud arenema ja natukese aja pärast näitan, mis aastatel need arengud on toimunud, kuid strateegia oli selline, et laiendada grupi tegevust kogu ümber Läänemere regiooni. Ja eelmise aasta detsembris tuli siis viimane uudis, kus osteti ära selline ettevõte nagu Getreide AG, mis on seal Põhja-Saksas ja sellega siis ühendati kogu nii-öelda Läänemere regioon. Ja kogu Läänemere regiooni me peame oma koduturuks, kus siis oleme kõikide tootevaldkondadega valdavalt, kõikidega mitte veel igal pool, aga laieneme seal pidevalt. Sinised alad on, kus tegeletakse mineraalsöötadega ja Hiina on sinna ka juurde pandud, aga Hiinas me ei müü. Hiina on põhimõtteliselt sellepärast, et sealt ostetakse toorainet. Nii et grupp on 15 riigis juba praegu olemas. Ja suuremate tootegruppide juures, et millised on meie käibed, et grupp käitleb siis suures plaanis 7,6 miljonit tonni teravilja. Et lihtsalt võrdluseks siia, et Eesti saak oli eelmisel aastal, rekordsaak oli 1,2 miljonit tonni, nii et käive päris suur. Väetiste pool on grupil 1,4 miljonit tonni, taimekaitse 208 miljonit, 1,4 miljardit muna on grupis, on 2 suuremat rapsipressimistehast, mille kogu rapsipressimise võimsus on siis 450 000 tonni, natuke hiljem nendest. Grupi algne suurem business oligi söödad, söötade pool on 3,4 miljonit tonni, seeme, sertifitseeritud seeme, mis iga aastaga kasvab, see on siis praegusel hetkel kuskil 283 000 tonni. Ollakse ka kütuse ja määdainete businessis, et grupp müüb praktiliselt kogu Statoili poolt tarnitava põllumeeste kütuse Taanis. Alustasime ka kütusega ka Eestis ja uuem asi meie grupis on siis masinate business, millest ka natukene hiljem räägin. Ja kui oli küsitud sellisest grupi äristruktuurist, et kuidas see grupp siis koosneb, siis põhimõtteliselt on nii-öelda ülemine ots on 3 jalaga. Et kõige keskel on siis see Danish Agro, kes siis omab 70 kuni 80% grupi ettevõtetest ja seal on 12 000 põllumeest on liikmed. Teine suur partner on Taani poolt on see Westjunal Sandel, kes on 3600 liiget, et nemad kahekesi tegelikult moodustavadki sellise DLA grupi ja siis on lisaks siin 5-10% on igasugused partnerlused. Et kui me hakkame ülevalt nurgast pihta Agravis on Saksamaal väga suur põllumeeste ühistu, kellega siis tehakse koostööd Baltikumis ja Poolas. Invivo on Prantsusmaa suur põllumeeste ühistu, kellega tehakse koostööd rohkem Venemaa suunal, mineraalide pool. TLF Trifolium on sama Taani ettevõte, kes on väga suur heinaseemnete poole pealt. Nendega on mitu ühisettevõtet Taanis ja SOK on siis Soomes, et kui 2 aastat tagasi ostiti ära ettevõtte hanki ja siis see SOK on siiani veel 25% hanki omanik. Ja kuni siia maale grupp altpoolt siis toetus nagu 5 jalale, et oli Agribusiness Taanis, Agribusiness rahvusvaheline toetavad ettevõtted, mineraalsöötade pool ja toiduained. Siis nagu ma ütlesin, et uus suund on ja sellest aastat on kindel suund ka masinate poole peale, et grupis on praegu juba mitu ettevõtet, kes tegelevad masinatega, nii et nüüd nagu grupp nii-öelda toetub 6 jalale. Ja millega tegeleme, siin neid asju on palju, aga põhimõtteliselt meie eesmärk on pakkuda võimalikult palju asju põllumeestele, et kellega meil on hea kontakt, et hakkame siis nende viljarapsi ostust, taimekaitsevahendid, väetised, jõusöödad, seeme, oleme mahetoodete turu peal, mitte küll Eestis, aga grupp on iseenesest mineraalsöödad, kütused, farmitarvikud, aiandustarvikud, söödakomponendid, toiduained, rohkem siis muna poole pealt, põllumajandusmasinad, vettravimid ja ollakse ka päris tugevad geneetika poole peal. Ja nüüd on selle sama Danish Agro nagu areng olnud, et kuidas sellest asjast üldse selline suur asi sai.
et iseenesest Deniss Agro on loodud mitte küll selle nimega, aga 1901. aastal juba. Ja 1901 kuni 1987 oli nii-öelda üks piirkondlik ühistu. Ja sellest 88. aastast edasi ongi toimunud selline kiirem areng, et mindi siis regionaalseks ehk siis nii-öelda maakonnakeskset, siis 98 juba riiklikuks ja sealt edasi alates 2000. aastast ongi selline kiirem areng toimunud. 2000 kuni 2010 hakati investeeriti koos ühisettevõtetesse, 2010 edasi tütarettevõtetesse ja 2006 oli siis selline esimene aasta, kus mindi rahvusvaheliseks. Et miks sinna rahvusvaheliseks mindi, sellest ma räägin natuke hiljem, aga esimene samm oli Baltikumi, nii et 2005. aasta lõpus ostiti ära siis 3 Baltic Agro ettevõtet 50%-ga ja see oli nende esimene samm rahvusvahelisuse poole. Ja alates 2009. aastast on siis erinevad partnerlused ja liidud hakanud toimima, millest ka mõne hetke pärast räägin. Miks need arengud on olnud ja lihtsalt selle Taani koha pealt, kuidas Taani turg on arenenud, et siin on lihtsalt 1990. aastal, kuidas turuosad jagunesid. Et 90. aastal oli põllumajandustarvikute turuosadest circa 49% ühistute käes ja 51% olid nii-öelda eraettevõtted, et suuremad siin on KFK, Hedegaard, Superfoss, et jätke see pilt meelde siis 1990. Kui me läheme 10 aastat edasi, aastal 2000 oli juba 61% ühistute käest. Et sisuliselt Taanis ongi 2 suuremat ühistut, on DLG ja DLA, siis see DLA kontsern, kuhu meie kuulume. Ja nüüd, kui me läheme edasi aastasse 2014, on põllumajanduskäibest 89% ühistute käest ja 11% eraettevõtete käest. Küsimus nagu ei ole selles, et kas ühistud teevad paremini või halvemini või kas eraettevõtlus ei tasu ära, et igal riigil on nagu omad nüansid, aga lihtsalt ühistud on leidnud selle joone, et nad peavad arenema ja peavad päris kiiresti arenema ja see ongi andnud põhjuse igasugusteks liitumisteks ja ülesostmisteks ja nii sisuliselt need 2 ettevõtet, DLA ja DLG, omavadki selle 89% kogu Taani turust. Ja nüüd meie grupi juurde, et millised grupi ettevõtted, nagu mäletate, oli seal 2 põhijalga, olid põllumajandus Taani ja põllumajandus rahvusvaheline. Et siin need on siis kõik ettevõtted, kes meie gruppi kuuluvad. Kogu Baltikumis Baltic Agro, siis see Deniss Agro Taanis, mõni aasta tagasi mindi ka rohkem Rootsi turule, kus loodi ettevõtte Swedish Agro, 2 aastat tagasi Polish Agro, Y-Agro on Soomes, kes osteti ära Üritan Maatalus kõige esimene ettevõte, teine siis, mis osteti, oli suurem juba Hankia. Hankia alla kuulub selline ettevõte nagu Movere, kes tegeleb kogu selle logistika poolega ja Taanis on veel ka Hedegaard Foods. Eelmine aasta toimuski meil nii-öelda logo muutus, et kõikidele ettevõtetele ongi selline ühtne logo, et oleks ära tuntavad ja ennem seda oli meil suhteliselt sigri-migri kogu see logomajandus, nii et selle võrra natuke lihtsam praegu. Kui me läheme järgmiste nii-öelda jalgade juurde, et grupi ettevõtted siis masinate ja toiduainete grupis, et masinatega tegeb meil grupis Hankia, kes on nagu kõige suurem, et Hankia esindab selliseid märke nagu John Deere ja Krone ja Amazon ja mis seal veel on. Siis on üks väike pisikene asi on meil Eestis Baltic Agro Machinery, mis küll täna on pisike, aga kunagi loodame, et võib-olla kasvab ka suuremaks. Siis on olemas sellised 2 ettevõtted nagu Agromex ja Raitek. Raitek on Poolas, kes siis esindab New Hollandi brändi ja Agromek on Tšehhis, kes esindab Atko masinaid Fent ja Challenger. Kui me läheme toiduainete grupi poole, siis meie katuseorganisatsioon või see põhi on Hedegaard Foods. Hedegaard Foods on ettevõttes, kes tegeleb munade pakendamisega ja kes on ostnud järjest ära Svensk Lanteg ja Muna Foods on Soome ettevõte, kes aasta lõpus ostis ära Talliegi munatootmised. See veel tänaseks ei ole Konkurentsiametilt vist luba saanud või juba on. Aga üldiselt need kõik 3 ettevõtet on munade maailmas väga suured, nii Euroopa mastaabiski. TPL Invest on vanast ajast jäänud üks ühisettevõte, kes tegeleb sigadega. Seda üritatakse aasta-aastalt nagu ära müüa ja vähendada, sellepärast et selle sigade businessis nagu keegi õnnelikuks veel ei ole saanud. Ja siis on 2 ettevõtet, mis on Hama Plus ja Danhatch, mis on audejaamad. Et kokku läheb nendest audejaamadest läbi üle 200 miljoni tibuni, et tegelikult oleks sellega Euroopas väga suurel ja väga heal positsioonil. Ja kui me veel edasi läheme, siis veel viimased 2 jalga, need sinised olid siis kõik mineraalidega seotud Vilomix grupi ettevõtted. Vilovett on siis, kes tarnib veterinaartarvikuid ja Vilofarm, kes siis on tänasel hetkel Taanis valdavalt, on igasugused farmitarvikud. Ja on olemas toetavad ettevõtted Nordic Seed. Nordic Seed on ettevõte, kellel on siis oma seemnesordid arenduse poole peal. Scanolo, nagu mainisin, rapsitehas Taanis, Scanolo Baltic, mis siis on Jõgeval meil rapsitehas.
Scanfet on ettevõte, kes toodab erinevaid rasvasid just jõusõida tootmisele. DLA Agroenergy on siis see, kes kütustega tegeleb ja DLA Agro on siis see, kes ostab sisse toorainet, igast rapsi või soojasrotti ja sellist asja. Ja kui vaadata, kuidas grupi käive on valdkondade lõikes siis arenenud 2013 kuni 2014, siis jah, et 2013 oli grupi käive 3,3 miljardit, siis 2014 4,2 miljardit. Nii et jällegi areng on toimunud mõlemad pidi, nii ütleme, kõik on oma panu saanud, kuid iga aasta on ka see grupp laienenud ja kedagi juurde ostetud. Ja Agribusiness Taani osakaal iga aastaga väheneb, et see ühest küljest ongi normaalne ja tegelikult see oli ka nagu põhi nii-öelda driver, miks need Taani ühistud üldse sealt oma Taani riigist välja tulid, et ega koduturg ei kasva, aga maailm muudkui areneb, et sa peadki nagu kaasas olema. Agribusiness rahvusvaheline on küll käibelt 34% sellel aastal võrreldes 36% eelmise aastaga, aga väga suure panuse siia annab vilja hind, et kuna see vilja käive on meil nii palju suur, kas vilja hind on 50 eurot ühele poole või teisele poole, siis käibesse nagu annab väga olulise sammu. Mineraalide pool 6% ja toiduainete pool ka 6%, nii et nagu ma ütlesin, järgmine aasta on siin üks rida juures, mis siis on see masinate pool. Ja kuidas ettevõtte käive piirkonniti on olnud ja kuidas arenenud? Et Taani käive on siis nagu aegade algusest peale olnud kõige suurem, 1,6 miljardit. Soome ongi miljard olnud, nii et Eesti kohta arvestades Eesti põllumaad ja seda, et auhinnane 3. positsioon, 187 miljonit Eesti käive, nii et selle käibega võib igati rahul olla. Kui vaadata seda slaidi, et kas meil arenguruumi on, siis kindla peale, et vaadata Leedu käivet, Läti käivet, arvestades seda, et Läti põllumajandus on suures plaanis 2 korda Eesti põllumajandust, Leedu 4 korda, et juba siin lähipiirkondades on hästi palju võimalusi, rääkimata Poolast, Saksamaast ja vaikselt toimetatakse Venemaal, Ukrainal, need ongi sellised mineralainete pooled, et sinna väga suure sammuga mindud ei ole. Ja palju meil töötajaid on? Taanis on circa 800, rahvusvaheline ehk siis kõik meie kokku 1600 inimest. See Agribusiness toetus, kõik tehased ollakse väga efektiivne, tegelikult 83 inimest ja mäletate, suur osa käibest oli sealt. Mineraalide poole pealt 500 inimest ja circa 600 inimest on tänase hetkega siis ka toiduainete pool olemas meil. Siin on siis see meeskond, kes seda Deniss Agro gruppi juhib, et Kristjan Junker on meie suurpealik, kes on olnud, ma arvan, et seal üle 25 aasta, et tegelikult tema ongi selle kogu asja arhitekt, ise ta on ütelnud, et 2017. aastani tema veel pusib ja siis võtab asja üle Henning Haar, kes on nüüd nii-öelda tema järeltuli ja siin on kogu see meeskond siis, kes seal juhtkonda gruppi kuulub. Ja mis selle arengu kogu selle asja põhjus on see, et iga aastaga tarnijate arv tegelikult väheneb. Seda nii väetise poole pealt, taimekaitse poole pealt, ükskõik masinate poole pealt, et oluline on tarnijatel see, et kui mingi uus toode tuleb, et see uus toode on võimalikult ruttu võimalik turustada võimalikult suure mahuga, nii et tarnijate jaoks see, kui suur sa oled, on väga-väga oluline. Grupp võttis 5 aastat tagasi omale eesmärgiks olla 10 suurima Euroopa põllumajandusühistu seas. Ja sellega saadi päris ruttu hakkama ja aasta tagasi või 2 aastat tagasi võeti siis uus eesmärk, et 10 seas olla on väga hea, aga tegelikult parem on olla seal 10 keskel. Nii et meie grupi eesmärk ongi see 4., 5., 6. positsioon. Ja koos selle eelmise aasta Getreide ostuga, siis Deniss Agro, Getreide ja DLA kokku, olemegi täna siis sisuliselt 5. positsioonil. Ja need positsioonid ei ole nagu, võiks ju mõtelda, et 5. positsioon väga hea koht, et nüüd jääme siia puhkama, aga tegelikult areng nagu toimub pidevalt, et kogu aeg keegi laieneb, kogu aeg kedagi ostetakse ära, nii et see areng ei ole kindlasti seisma jäänud. Aga tänasel olukorras me oleme rahul, meil on pakkuda oma tarnijatele suhteliselt laia kandepinda ja just, et ka grupp on iseenesest väga tugev. Ja seal ülealpool 4. positsioonil on siis Invivo, kellega meil on koostöö ja 3. positsioonil Agravis, kellega meil on väga suur koostöö Euroopas. See on taanlaste poole pealt kõik, nüüd ma räägin Baltic Agrost teile. Et Baltic Agro on siis see ettevõte, kelle taanlased ostsid ära 2005. aastal. Ja täna on siis meie meeskond ka väga suureks läinud, et mina ise olen Baltic Agros aastast 96. Kui ma 96 tulin, siis ta oli teise nime all, oli Kemira Agro, siis meid oli kokku 10 inimest, et tänaseks on meie grupp siis kokku 116 inimest. Meil on 17 inimest, kes tegeleb müügiga, 12 tootejuhti, 25 toetavat isikut, 13 masinameest, 7 laotöötajat ja Scanolo Baltic, siis selline ettevõte, kes toodab oliiviõli, seal on kokku 42 inimest. Ja millega me tegeleme?
nagu ka grupp, ütleme, üritame pakkuda põllumeestele väga laia valikut. Kunagi alustasime väetistega, taimekaitsega, meil on kõiksugu koduaiakaubad olemas, oleme seemneturul, rapsvili, heinad, rapsi teravilja kokkuostus oleme aktiivsed, loomasööda tarvikud, igasugused kiled, konservandid, meil on oma teenuseettevõte, kellega toimetame õlid, mäedained ja nüüd siis ka kütused. Nii et jällegi sama strateegia on, nagu omanikel oli, et võimalikult palju, mis iganes põllumeestele vaja on, et seda ümbrust me tahaksimegi täita. Ja siin natukene sellest ettevõtte ajaloost, et tegelikult see ettevõte loodi 95. aastal ja tollel ajal oli siis Kemira Agro ja kuulus väetisetootjale Kemira 50-50%. Aja muutudes Kemira sai 100% omanikuks ja 2004 oli siis meil suur muutus, et meie nimi muudeti ära Kemira Agrost Kemira Growhow'ks, et Kemira oli väga tugev turunduse poole pealt ja väga head storid olid meil see, aga väga pikalt see kahjuks ei kestnud. Nagu ma ütlesin, 2005 lõpus tehti siis otsuse ära, et kus taanlased ostsid 50% meie ettevõtetest ja 2006 1. jaanuarist see nagu hakkas toimima. Aga maailm muutus jällegi, nagu ma ütlesin, väetisetootjaid jäi vähemaks, et 2007. aastal võttis sisuliselt Yara, kes on siis maailma suurim väetistootja, Juha siin just ennem rääkis, võttis üle Kemira. Nii et ennem seda me olime võimelised turu peal konkureerima, meie müüsime Kemira tooteid, Farmland müüs Yara tootjad, siis oli jällegi üks tootja ainult olemas turu peal. Ja 2009 selle Kemira ostuga tehti kohe leping, et Kemira nimi peab ka turu pealt ära kaduma, nii et 2009. aastal meie muutsime oma nime Baltic Agroks. 2012 ostsime ära Verol tehased pankrotist, enne meie 2008, kui Yara tuli meie omanikuks, siis aasta-kahega Yara sai aru, et see ei ole äri, kus tema tahab olla, riskid on liiga suured, viljahinnad muutusid üles-alla, nii et ta müüs kohe 40% suhteliselt ruttu ära ja nüüd 2014 müüs Yara oma viimased 10%, nii et enam Yara meil osalust ei ole, nüüd olemegi 100% kuulume taanlastele, siis sakslastele. Ja need on siis lihtsalt mälestuseks, väga toredad logod olid meil omal ajal, Kemira algselt, Kemira Growhow, siis me saime Baltic Agro 15 viljakat aastat ja sellel aastal oleme siis Baltic Agroga 20 aastat siin turu peal olnud, nii et lihtsalt sellised on meie logo areng olnud. Ja mis on meie missioon? Looma oma klientidele väärtust, pakkudes nende vajadustest lähtuvaid kasumlikke lahendusi. Ja kasumlikke lahendusi just mõlemale poolele, et äri peab olema mõlemale poolele kasulik. Ei saa olla nii, et väga pikalt ühte nurka ajada, et mõlemad pooled peavad ikkagi ellu jääma, nagu me ennem lauas rääkisime. Ja meie visioon on olla innovatiivsem, efektiivsem ja eelistatum partner Baltikumi põllumajanduses. Innovatiivsus all meil omal plaan, et iga aasta tuua midagi uut turu peale, et siin on näiteid küll, et vilja muljumine, sööda auto, uued sordid, uued taimekaitsevahendid tulevad niikuinii, nii et iga aasta on mingi asi, mis peaks olema meil juurde toodud. Efektiivsuse poole pealt ma arvan, et me oleme tegelikult väga efektiivsed, kuigi meie inimeste arv on iga aastaga suurenenud, aga meie käibed on ka nii, et ja see eelistatum partner, see on muidugi meie soov ja selle nimel me iga päev ka tegeleme ja toimetame. Ja me järgime 3 põhimõtet, et mis iseloomustavad meid siis koostöö, teadmised ja lahendused ja usaldusväärsus. See usaldusväärsus tekkiski, ütleme, aastal kuskil 2006 või 2007 panime selle nime sisse, et sinnamaal olid meil koostöö, teadmised ja lahendused. Kuid siis, kui hakkasime viljabusinessisse tulema või tulime viljabusinessisse, siis usaldusväärsus iga aastaga nagu rohkem, et mõlemad pooled peavad oma sõna pidama, nii meie, kes me anname selle, ja ka teine pool, kes annab, et see usaldusväärsus on meie jaoks väga oluline ja seda me kindlasti hoiame ja hindame. Ja siin ka lihtsalt Baltic Agro, et kuidas meil see areng on olnud, et suures plaanis kuni 2000. aastani oli meil praktiliselt ühe käibega, et aastas 2000 on meil nagu see areng hakanud toimuma ja 2006 tulid taanlased ja jällegi areng on tulnud nii sellest, et on iga aasta uusi tootegruppe juurde võetud, kui ka ise, ütleme, et Eesti turg on tegelikult ju väga kõvasti areng ja praegusest käibest eelmine aasta 182 miljonit, Eesti peal jällegi vili annab meile väga suure käibe siia sisse. Ja siis oli Piiteri poolt nagu küsimused, et mis on sellised peamised edufaktorid, et õnnestuda, et kui välismaine kontsern tuleb. Ja need on puhtalt minu seisukohad, et need ei ole taanlastega kooskõlastatud, aga mina arvan jätkuvalt seda, et üldse, kui keegi väljamaalne tuleb, et olla äris õnnelik ja edukas, peavad olema kohalikud inimesed. Et on küll näiteid, kus pannakse kuskilt kaugelt keegi juhatuse liige ja selles suhtes, et kindlasti see on üks esimesi asi, et kohalik juhtkond ja kohalikud inimesed peavad olema. Siis nendel samadel uutel omanikel peab olema kindel usaldus kohalike inimeste vastu, et sellepärast, kui seda usaldust ei ole,
siis sa raiskad nagu iga päev aega hästi palju tõestamaks, et sa ei ole kaamel, nii et see usaldus on väga oluline, et jõuda oma aega ja energiat suunata õigesse poole. Suhtumine ja suhtlemine, et see on nagu väga elementaarne, aga väga tihti me nagu unustame selle ära, et on küll näiteid, kus ostetakse ära ja unustatakse sind ära ja korra aastas küsitakse, et mis sul mured ja mis sul rõõmud on, et selline suhtumine peab olema mõlemale poolele õiglane ja suhtlemine. Tegevusvabadus kokkulepete piires, et täna ma võin selgelt ütelda, et oleme olnud Kemiral, mis siis on Soome ettevõtte ja taanlaste all, et see tegevusvabadus taanlaste puhul on kindlasti palju suurem kui soomlaste puhul. Et oma kokkulepetele, kui sul on nagu mingid piirid kokku lepitud, kus maal sa toimetada võid, sa ei pea iga asja pärast helistama ja küsima, kas me võime seda teha, et see tegevusvabadus on oluline ja otsuste kiirus. Kindlad ja selged eesmärgid, et ka see peab omanike poolt olema selge, et mida nad tahavad, et lihtsalt tulla, osta ära, et olla nagu tore, sellest nagu ei piisa, et mis on pikaajaline plaan ja mis me selleks võime teha ja kuidas sellega edasi minna. Ja minu poolt on mõõdukas kontroll, et nagu ma enne ütlesin, et kui see asi läheb nagu nii, et iga päev pead aruandeid saatma, et mis sa teed täna ja kuidas turg on, siis see lihtsalt raiskab aega ja mina oma tüübilt olen rohkem müügiinimene ja müügiinimest, et lihtsalt ei viitsi neid raporteid teha, nii et kui on selline mõõdukas kontroll, siis asjaga on palju lihtsam edasi minna. Ja kindla peale ränk töö, et ma arvan, kõik grupi inimesed ja kõik meie inimesed, ega tööd tuleb teha, tuli eelmiste omanikega teha, aga ükskõik kuhu sa lähed, et ränk töö on. Ja kui strateegia all minna, et suures plaanis meil on igal pool nagu üks strateegia, aga igal riigil on väiksed erisused, nii et need erisused tulebki nagu välja tuua iga riigi puhul. Aga on kindlad põhimõtted, milles kuskilgi järeleandmisi ei tehta. Esiteks on aus konkurents, et kõiki seadusid järgida, et kui te seda kaarti vaatasite, näiteks Valgevene peal me ei ole. Ja miks Valgevene peal ei ole, et väga raske on Valgevenes äri teha, kui altkäemaksu ei anna. Ja sama on ka Venemaal tegelikult, et need on nagu kindlad reeglid, et kõik maksud tuleb ära maksta, mingid altkäemakse me ei anna, et kui me ei suuda nagu ausal viisil teenida raha, siis on see vale suund meil ja tuleb asi kinni panna. Ja mis on minu arust meie grupil nagu väga oluline ja väga hästi tehtud, on selline pidev riskide haldamine. Et elame väga muutuvas maailmas, vilja hinna kõikumine nädala jooksul 20 eurot ei ole mingi ime. Ja kuna grupi maht on jällegi nii suur, et kui iga grupp hakkab kuskil mingil positsioonil riskima, siis päeva lõpuks see risk võib nii suureks minna, et keegi ei jõua seda ära hallata. Et meil on näiteks ka tehasega on selline plaan, et mitte plaan, aga iga päeva õhtuks me peame olema nullis. Nii et kui me täna midagi ostame, siis me peame ka tänase päeva jooksul selle ära müüma, kas siis börsile, kas siis füüsilise kaubaga, nii et sisuliselt kogu Baltic Agro Grupp, viljad, rapsid, me peame olema iga päeva õhtul nullis, et me ei hakka spekuleerima, mida homne päev võiks tuua, et isegi kui teeniks natuke rohkem raha, isegi, ja see on muidugi alati tagantjärgi tarkus, ja tagantjärgi tarkus annab selle võimaluse, et kui teenid kopikaid, aga kui see vales suunas läheb, siis on ikkagi tõsised eurod, mis nagu taskust ära lähevad. Ja kas meil on kasulik kuuluda DLA gruppi ja miks meil on kasulik? Esiteks see, et kas meil on kasulik kuuluda, see tegelikult ei olegi küsimus, et nemad on omanikud ja meie kuulume sinna, nii et seal ei ole meil üldse midagi nagu vaidlustada. Aga ma arvan, et meil on väga palju plusse selles suhtes, et me oleme DLA grupis, et juba need otsustused, nendest ma rääkisin ja iseenesest grupp on väga tugev ja meil on tugev seljatagune. Ja tugev seljatagune annab selle võimaluse, et kui me ka mõni päev eksime, ja ikka me eksime, siis eksimus veel ei tähenda seda, et tuleb asjad kinni panna. Antakse päris head võimalused areneks, et grupp on ise, nagu te nägite, nende aastatega väga palju arenenud ja grupi poolt surve arengul on päris suur, nii et see on ka meile sobilik, et pidevalt uusi asju tuua ja uutele turgudele siseneda ja uusi asju proovida. Mis on veel oluline minu arust on, et omanikud tegelevad samas valdkonnas, ühine arusaam majandusest. Mille pärast Jaaraga suusad läksid risti oligi see, et Jaara nagu selles viljabusinessis üldse ei olnud, tema vaatab ühte numbrit, kuidas toota asju, aga tegelikult jällegi, et nii nagu praegu piimanduses on madalseisus, on ju, et sa pead nagu kiiresti ise ka reguleerima, sa ei saa nagu, et see eelarve, mis sul on nagu nii-öelda kivisse raiutud, et ta jääbki kivisse. Et see, et omanikud on sama nagu laine peal, annab palju lihtsamini need asjad ära seletada ja palju mõistlikum. Ja teine asi, et omanike poole pealt on see, et nagu ennem ka Arla puhul üteldi, et ei ole omanikuks fondid ega mingisugused, et kellel on kogu aeg nõudlus suure kasumi järgi. Et meie omanikud on samamoodi põllumehed, siiamaale Baltic Agrost ei ole dividendi välja võetud, kõik see raha, mis me oleme siin teeninud, oleme suutnud siia turu peale jätta ja edasi investeerida, nii et ma arvan, see on väga-väga oluline. Taanlaste plussiks, nagu ma ütlen, on kiired otsused, et
ei ole vaja sul tõestada pikka aega midagi, sa lähed ühe mehe juurde, räägid asja ära, et nii on see plaan ja kui tema selle plaaniga nõus on, siis on see otsus vastu võetud, et ei ole mingit pikka protsessi. Ostujõust rääkisime, et tänu sellele, et me oleme ise nüüd grupi liige, siis on ka meile natuke paremad võimalused osta kaupa kokku, et nende samade väetis- ja taimekaitse turgude poolest. Kindlasti kogemused. Ei saa üle tuua põllumajanduskogemust üks ühele, kuid midagi on alati õppida ja need kogemused annavad meile igal juhul plussi. Ja mida suuremas grupis sa oled, seda rohkem on sul turuinfot, et sa saadki nagu hallata seda, et mis maailmas toimuma hakkab, et kuidas saagid ühel pool on või kuidas saagid teisel pool on. Sa ei pea ootama ära seda päeva, mida statistika on oma numbrid välja tulnud, sul on nagu mingisugune info ja analüüs ennem olemas. Ja sünergiad ja koostöövõimalus teiste grupi ettevõtetega, siin on kohe konkreetne näide, et toodame siin samas Jõgeval seda oliiviaõliga Taani turu peale jube raske minna. Tänu sellele, et meil on see Edegard Foods, saime läbi Edegard Foodsi minna Taani turu peale, nii et kui meil ei oleks oma ettevõtet, siis sa peaks nagu hästi palju seal mässama ja tõestama, et see õli on sul hea, nii et väga lihtne on niimoodi turule siseneda. Ja mida on Taani omanikud võitnud, et mina arvan, et Baltika Agro näol väga hea tugev ettevõte, et tegelikult me olime ennem tugevad ja me oleme jätkuvalt tugevad, nii et see on taanlastele, ma arvan, positiivne. Stabiilse pideva arengu, et jällegi, kui vaadata tagasi selle Taani turule, see Taani turg enam ei arene ise, et ta on seal, kus ta on, jagatakse turuosad natukene ümber, aga sellist muud suurt revolutsiooni seal ei ole. Seoses nende investeeringute välja ongi võimalik neil ka pidevalt areneda. Hea teenistuse, oleme vaesed, oleme ausad, iga aasta oleme raha teeninud, et mis on käinud ka küll jäänud kõik siia, aga bilansis on ta täiesti olemas. Jällegi taanlased nende investeeringutega on mõitnud suurem ostujõu oma tarnijate suhtes, kogemused, ka siitpoolt on palju kogemusi viia, et ei saa ütelda, et kas taanlased on parimad põllumehed, taanlased on väga tublid põllumehed, ma arvan, et Eesti põllumehed oma tasemetega ja selle aja arenguga, kust me tulime ja kuhu me jõudnud oleme, on vähemalt sama kõvad mehed kõik. Ja see sama turuinfo ja analüüs on samamoodi oluline ka taanlastele, et ka nemad saaksid õigel ajal oma otsuseid teha, nii et see on nagu mõlemale poole siin vajalik. Ja minu poolt suur tänu, siin on siis õige õli, mida kõik kodus tarbima peate. Ja aitäh, kui on küsimusi, siis palun. Ja suur tänu, küsimus ei ole? Aitäh. Kõik oli nii selge, nii et oli tore. Jah. Kui tahaks ka ühe hea päevadusega TLA või TLG osanik olla, et kas see on ka kuidagi võimalik või tuleb talu osta Taani? Ma arvan, et see teine plaan on palju lihtsam, jah. Et see ring on nagu kinni, et meie piirkonnas ei pakuta lahendusi. Et kui meil oleks näiteks mingi oma ühistut, kas me saaksime ka selle grupiga liituda? Et mis arvad? No vaata, ütleme nii, et mina ei ole see õige mees sellele vastama. Et ma arvan, see teine plaan, et ühistu omanikuks saada on kõige lihtsam minu osta Taanist talu ja oled kohe omanik, aga ma ise millegipärast arvan, et tegelikult täna nagu sellist suuri liikmeid juurde, et ei ole nagu, vähemalt ei ole räägitud ja ei ole seda suunda, et võetakse väga palju uusi liikmeid. Et mis suunda on võetud täna, ongi sellised liidud ja ühistud, et seda näitab ka selle sama Agraavisega liit, eks ju. Et, aga never say never, hanke osteti ära, on ju nii, et kui sul ühistu valmis on, siis saame üle vaadata. Aga ma arvan, et kõige kiirem variant on, kui sa tahad omanikutulust osa saada, ja ostada õnni ettevõtte. Millised siis uued suunad veel peale selle masina? Kuidas see masinaäri edasi võiks areneda siin Eestis ja võib-olla teete veel midagi kolmandat huvitavat? Eks selles suhtes ütleme nii, et midagi ikka tahaks teha, aga vaata, ennem ei ole mõtet nagu kaagutada, kui on asjad olemas, nii et ma arvan, kuidas masinasuunad on kindlasti on ju see, et täna on ettevõte nii-öelda on olemas, kas me kõik selle üle õnnelikud oleme või ei ole, see on nagu inimeste, kuidas keegi vaatab. Aga ma arvan, et grupil täna nagu selge plaan masinatega edasi minna on. Ja ma arvan, et grupp iseenest on tugev, on olemas erinevates riikides ka erinevad teadmised masinate olles, nii et see, et Baltika Agro ühel päeval masinaid müüb, ma arvan, tänasel päeval on selge. Mis masinad need on? Praegu mina saan aru, et meie grupp on võimeline müüma seal Fiigeli käruseid ja ühteteist veel, aga ma arvan, et siin neid arenguid küll me kuuleme. Nii kui me teada saame, aren nii ütleme sulle. Millal me siis Baltika Agrost kütust osta saame ja või millised kütused? Kütust saab kogu aeg osta, et kütusega me alustasime eelmine aasta, ma arvan, maikuus.
nii et kütust saab osta, on erinevaid lahendusi, on täna isegi pakkuda selline lahendus, kuna seoses odava nafta hinnaga, ütleme, kütuse hinnad on suhteliselt mõistlikud, kahjuks küll eurokurss ei ole teda väga mõistlikuks teinud, aga on täna ka võimalus sedasi, et osta see kütus ära ja hoiustada terminalis ja tarnida siis, kui on omal täpselt vaja. Nii et me saame väga selgelt aru, et põllumeestel on vaja mitu korda aastas oma mahuti täis panna, et need, mis nagu suvetöödeks on, see ei mahu, et kütusega tegeleme täna, nii et kui on huvi, pole üldse probleemi. Taani ühistutel on väga palju teadmisi, aga kus koha pealt Taani ühistud pärivad nüüd tohutu võimekuse, millega maailma üldse tulevad? Jällegi, ma ei ole võib-olla õige inimene ütlema, et kus ta selle võimekuse pärineb, aga ma arvan, et mis on nagu nende pluss, on see julge peale hakkamine. Et tegelikult, võtame seda, et sellel hetkel, kui Baltic Agro osteti ära, või ütleme siis tollel ajal Kemira, et meie ettevõtte Eestis me olime kasumis, Lätis olime nullis, Leedus oli aastaid oli 1 miljon kuni 2 miljonit eurot oli kahjum. Et nende nagu otsustusjulgus tulla siia turgude peale ja see on, ma arvan, üks ja teine asi ikkagi, et ütleme nii, et nad on päris osavad selles suhtes, et need õiged inimesed tööle panna. Et aga kus see kapital tuleb, eks ma arvan, et kõik kapital on teenitud, algul on pankadest võetud, aga jällegi, et täna on see, et vaata kuskilt ei ole dividend ja välja võetud, et kogu aeg see, mis teenitakse, see pannakse uuesti raha teenima, nii et ei ole sellist nagu suurt dividendipoliitikat ja näiteks annan sinu kommentaarile, et kas kui tihti näiteks dividende makstakse, siis mina olen nendega olnud 2006. aastast ja ma olen kuulnud 2 korda aastakoosolekul, kus lubati midagi, et viimane kord oli nüüd sellel aastal. Et kui ma ei eksi, siis oli kas see grupp lubas maksta 54 miljonit Taani krooni, mis siis on, ütleme, 5,4 miljonit eurot suures plaanis dividendiks, mis tegelikult, kui sa vaatad seda grupi suurust, on nagu tipid-täpid, nii et täna ongi, ma arvan, pluss on see, et see raha, mis on teenitud, on suudetud nagu uuesti õige koha peale käima panna. Meil on väga selged jooned, et kuhu me investeerime ja mis see investeering, ütleme, peab tagasi tooma. Investeeringut jälgitakse väga, nii et sa ei saa nagu lubada väga palju ja mitte teha. Kus koha pealt see omanike lisaväärtus siis lõpuks tuleb, et mõni enne sureb ära, enne kui mingit väikest ühesõnaga raha nagu nägema hakkab? Et... Vaat see on kogu aeg selle ühistute küsimus, et kus see omanik, ma arvan, et jällegi ma ei tea, kuidas see asjade pärandamine seal võib käiba ja ma ei usu seda, et keegi nüüd läheb, müüb selle Tennisagro maha ja siis saab keegi raha, aga ma arvan, et kunagi need ühistud loodi ühtse asja nimel, täna samamoodi, et see ühistu väärtus tulebki sellega, et kui sul oli, võtame nii, et mul oli 2% kunagi osalust näiteks selles ettevõttes ja vaata tänast seda ettevõtte suurust, sul on ikkagi 2%, nii et see lisaväärtus niimoodi käega katsutavalt iga päev ei tule, et omanikud, ütleme, konkurents, kas sa oled ühistu või mitte ühistu, on täpselt ühesugune, sama palju peavad nad, ütleme, olema teravad nii hindadega, viljahindadega, väetishindadega, nii et ma ei usu, et see, nagu ma ütlesin, et kuna Taanis on ühistud nii suures osas saanud, ütleme, tugevaks ja need eraettevõtted on sealt välja läinud, et kas see on igale poole sobib või ei sobi, mina seda ei oska ütelda, aga sellist käega katsutavad, et see iga aasta, käega katsutav asi on see, et sa tunned, et sa oled ühe suure asja liige, see on käega katsutav. Aga see, et sul iga õhtu kuskile taskusse midagi tiksub või aasta lõpus, siis pigem mitte. Ma ei tea, et erainvestorina küll ühesõnaga, et pigem areng on nagu tore, on ju, aga lõpuks ühesõnaga, kui mitukümmend aastat nagu raha teenitakse ja laienetakse edasi ja see tähendab seda, et ühistu elab nagu oma elu, nagu me juba näeme, et jube vinge organisatsioon, aga omanikuna, kui ma oleks omanik, siis ma ikka küsiks, et kuulge, ühel heal päeval tahaks raha näha ja Austraaliasse lennata. Vaata, see oligi su esimese küsimus, kas Eestis saab keegi liikmeks tulla, näed, sa ise vastad sellele, et nagu ma ütlesin, et ühistu eelis täna ongi see, et ei ole omanike seas fonde ega selliseid, kes nõuavad iga aasta kindlat tootlust. Et see ongi täna nagu see pluss olnud. Et ka nendel rasketel aegadel on üle elatud, on jätkatud nagu nii-öelda investeeringud, et väga tihti tehaksegi viga vaata selles, kus on raske aeg, tõmmatakse kõik nagu pidurisse, et tegelikult see aeg ongi, kus tuleb nagu edasi minna.
ja praegu, nagu ma ütlesin, et siiamaale neid dividende välja ei ole jagatud ja see on ka selle ettevõtte tugevaks teinud. Täna näiteks meie ei sõltu pankadest. Mõned aastad tagasi me väga sõltusime pankadest, kas pank on armuline meie vastu ja annab mingi raha. Täna on grupp on piisavalt tugev, minna ise ostma midagi, nii et ta ei pea minema küsima kuskilt käsi pikalt raha. Selles suhtes keegi ei pea värisema, ma arvan, on konkurentidel ruumi siin korralikult majandada, konkurents on edasiviiv jõud ja kui sa võtad täna, et ma arvan, sellised konsolideerimised ja ühinemised hakkavad rohkem toimuma ka Baltikumis. Et kui võtad sisust olema ausad, Baltikumis on liiga palju mitte Eestit võtta, aga kogu Baltikumis, näiteks Leedus on põllumajandussektoris tegelevad ettevõtteid on liiga palju. Igale poole on vaja kedagi, kes on suur, kellel on jõudu, et kui tulevad need rasked ajad, ütleme, et võtame näiteid, kui siin mõned aastad tagasi vilja hind läks üles, kellegi on raha maksta põllumeestele viljaraha, et sa ei saa nagu seda lubada, seda vaadatakse ka täna tegelikult masinaettevõtete pealt, et kui on tugevad ettevõtted, kui masinaturg kukub ära, et ka teisele poole kõik arved saavad makstud. Nii et kartma ja värisema minu arust ei pea keegi, kõigil on ruumi siin päikese all küll ja veel, aga meie ei plaani ka kuskil ära minna, jah.